Vaatajate palvel räägime taas kristallidest ja täna sellest, mismoodi kristallid üldse omale võime ja väe saavad. Looduses hakkavad arenema kristallid teatud tingimuste koosmõjul. Selleks, et üks kristall saaks kasvama hakata, peab siis olema tema Mendelejevi tabelis olev aine, kas vedelas või gaasilises olekus, ja seal peab olema lisaks sellele veel rõhk, niiskus ja temperatuur, et siis kristall saaks moodustuda. Kristalli mõju sõltub siiski nendest ainetest, mis seal sees on, ja sellest keemilisest valemist loomulikult ka, mis siis igal kristallil on erinev üldjuhul. Ja kui vaadata üldse kristalle, mis maailmas on, neid looduslikke siis umbes üle 6000, siis neid võib tõesti iga inimene, kes maa seest need leiab, võib päris suurde segadusse sattuda, sest ei oska ju vahet teha, mis on mis. Ja tõepoolest selleks, et kristallide vahel vahet teha, peaks teadma natukene seda tausta, ehk siis näiteks sedagi, et kuidas kristallid üldse jaotatakse siin maailmas, no näiteks sümmeetriaklasside järgi. Sümmeetriaklass tähendab seda, et igal kristallil on kristalli need molekulid teatavas järjekorras või teatava mustri järgi, sümmeetrilise mustri järgi siin sees, ja neid teatud mustriklasse, siis sümmeetriaklassi on 7+1. Sümmeetriaklasside järgi on veidi lihtsam neid kristalle määrata, sest kui võtta näiteks üks selline kõige sümmeetrilisemasse klassi kuuluv kristall, võtame näiteks püriidi, siis püriid tõepoolest ta kasvab looduses ühe võimalusena täpselt kuubikuna, kuna tema sisemine struktuur on kuubiline. Seda ei ole keegi lõiganud, keegi ei ole seda selliseks lihvinud, ta tõepoolest võib kasvada niimoodi ideaalse kuubikuna, et loodus on selle poolest täiesti imeline. Samas kuubilisi kristalle võib leiduda looduses ka natuke teisel kujul. Muidugi võib, näiteks püriit võib kasvada niimoodi, et need kuubikud on teineteise sisse kasvanud, et siis väliselt ei pruugi aru saada, et tegemist on kuubilise kristalliga. Aga kui võtta näiteks selline kristall, milleks on fluoriit, mis on samamoodi kuubilise struktuuriga, siis ta kasvabki looduses täpselt nii, nagu see siin praegu on. Fluoriit võib ka samamoodi kasvada kuubikuna, aga ta võib ka kasvada sellise nagu püramiidina, mis on põhjapidi kokku pandud 2 püramiidi. Ja samal kujul enamasti muide esineb ka teemant. Teemant on ka kuubilise struktuuriga ja pisikesed sellise kujuga kristallid siis võivad täiesti vabalt olla teemandid, mida leida. Nüüd üks hästi vahva kristall, mis on samamoodi kuubilise struktuuriga muide, on granaat. Ja uskuge või mitte, see on granaat looduslikul kujul, täpselt nii, nagu ta looduses leidub. Ei ole teda lihvitud ega lõigatud. Ja see on üks viis veel, kuidas kuubilised kristallid võivad looduses esineda. Kristallide vägi ja raviomadused on kindlasti sõltuvuses nende suurusega. Kristallide vägi tõepoolest sõltub kristalli suurusest, sellepärast et need, kes aurasid näevad, need võivad ka näha, kuidas suuremal kristallil on see aura suurem ja tema mõju meie energiaväljale on ka suurem, sest kristallid tänu sellele, et nende sees on see hästi kindel geomeetriline struktuur, see, mille järgi nad nendesse 7+1 klassi jaotatakse, siis tänu sellele, et nende struktuur sisemine ei muutu, siis nad on võimeliselt kiirgama välja väga stabiilset energiat pidevalt. Ja kui me paneme selle stabiilse energiaga kristalli enda energia välja, mis tähendab seda, et vähemalt lähemale kui 50 sentimeetrit, siis see kristalli mõju hakkab meie energia välja ka mõjutama ja meie energiaväli hakkab selle tulemusel muutuma. Ehk siis loomulikult, mida suurem kristall, seda kaugemalt ta mõjub, mida suurem kristall, seda kiiremini ta suudab meie energia välja mõjutada. Selline väga pisikene kristall näiteks, tema mõju on meile oluliselt väiksem, kui öelda, et mitte väga märkimisväärne tõepoolest. Selleks, et kristall oleks raviomadustega, peab oskama vahet teha looduslikul ja sünteetilisel variandil. Türkiis on tõepoolest maailmas üks kõige enam võltsitud kristalle. See siin samamoodi ei ole türkiis, vaid see on türkiisi pulbrist kokku pressitud liimi ja vahaga tehtud selline moodustis,
mis lastakse kivistuda ja siis sellest kivistunud pulgast hakatakse treima siis erinevaid ehtekive, pärleid, käevõrusid, kõrvarõngaid ja nii edasi. Et lisaks sellele ma näitaksin teile mõnda sünteetilist kristalli veel. Sünteetilise kristalli all ma mõtlen siis sellist kristalli, mis on inimese poolt kas laboris sünteesitud, siis on tõepoolest ehedalt sünteetiline, või siis inimese poolt manipuleeritud. Selleks on näiteks kiiritatud, kuumutatud, värvitud kristallid. Aga üheks kõige tüüpilisemaks sünteesitud kristalliks loomulikult on mäekristall. Ta on kõige levinum selle poolest, et teda kasutatakse elektroonikas ja selle tõttu teda sünteesitaksegi ja hea on, et teda sünteesitakse, sest vastasel juhul meil ei oleks seda looduslikku nii palju võtta enda tervendamiseks. Aga üheks selliseks tüüpiliseks sünteetiliseks kristalliks on päikesekivi. Et see siin on siis sünteesitud päikesekivi, ta näeb tõepoolest ilus ja kaunis välja, aga nii nagu eelmises saates juttu oli, et sünteetilistel kristallidel ei ole tervendavat mõju ja see on selle poolest nagu tühi, energia poolest justkui tühi kristall. See siin kõrval on aga looduslik päiksekivi. Ja kui te nüüd vaatate või satub teile ette mõni päikesekivi, siis vaadake seda läiget siin selles sünteetilises kivis, et kui oskate vaadata, siis ta on natukene ebaloomulik. Liiga ilus ja liiga läikiv. Ma usun, et olete kõik näinud sellist tsitriini poodides. Tal võivad olla sellised valged osad sees, ta on üldiselt ilus kollane. Aga ma võtan siia päris looduslikku tsitriini, mis on looduses sellisena kasvanud. Ta on õrnalt kollaka värvusega. Ta on üldjuhul läbipaistev või vähemalt läbipaistvam. Ja tal ei ole valgeid tükke sees. Ja tal puuduvad iseloomulikud õhumullid, mis sellel tsitriinil, siis inimese poolt moonutatud kivil on. Kristallilaadi peal olev tervendav kristall seleniit on tõhus tervendaja. Seleniitil on väga toredad tervenduslikud omadused. Energia liigub seleniidis mööda neid selliseid pisikesi torukesi, nagu täpselt samamoodi nagu valgus mööda neid torusid liigub ja seleniiti näiteks kasutatakse väga edukalt valu eemaldamiseks. Kui te ei tea, mis kristalli valida tervendajaks, siis ehk tasub panustada hoopis variandile, mis eriliselt suure ja laialdase toimega. Selleks on mäekristall ehk kvarts ja ta on ka üks laialdasemalt levinud kristalle õnneks maa peal, et temal on kõige tugevam energia ja tema tervenduslikud omadused on sellised kõige üldisemad, ehk siis ta sobib absoluutselt kõikide probleemide puhul tervendamiseks.